Ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama siis meie järjekordset videot härra Raunoga. See on nüüd aus jutt 3. Jah, 3. osa juba. Ja ongi nii, et mõtlesime, et räägiks natuke oma algusaastatest jõusaalis, mis vigu me oleme teinud. Mis veel, härra Rauno? Vot jah, et äpardused ja mis siis saalis ei meeldi, et siis võiks olla nagu 2 osas see võib-olla. Jah, et mis meid võib-olla häirib, et kui mõni vend tuleb ja hakkab seal liiga palju esinema või tantsima või mida iganes. Mis sest, et ma vahepeal ise ka tantsin, aga see natuke nagu tagasihoidlikult, eestlaslikult. Nagu kerge nõks, pea nõks. See normaalne. Okei, ja siis ma ei teagi, ma siis alustan äkki sellega, et kuidas mina alustasin, ma teen hästi kiiresti, et mina üldse esimest korrat saali sattusin niimoodi, et koolis kehalise tunnis ja siis kergejõustiku trennis oli, meil oli sama õpetaja ja siis esimene asi oligi niimoodi, et meid viidi hinde peale rinnalt suruma. Ma ei tea, kas sul on olnud või ei ole. Ja siis meie Ülenurme gümnaasiumis oli kõige kõvem harjutus oligi rinnalt surumine ja see oli nagu üle kooli harjutus ja see, kes kõige rohkem surus, see nagu siis kõige kõvem mees oli ja siis need olid minu esimesed saalis käigud ja siis mäletan, sõbraga läksimegi selle mõttega vist mingi aeg, et tahaks järgmine aasta rohkem suruda kui see aasta, et mingi koolipoisi, mingi värk oli ja ma mõtle, kui algus selles suhtes, et paljudes, muidugi koolides üldse ei ole seda võimalust, et üldse jõusaali inventaari pole lihtsalt või on lihtsalt pallimängud ja muu siuke bla 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 nagu ikka. Et meil oli täitsa saal olemas siuke väikses ruumis, seal põhimõtteliselt kõike sai teha, et ei olnud hullu midagi. Ja sealt edasi siis läks nagu lõpuks ma hakkasin nende kergejõustiku trennidest viilima, hakkasin saalis käima. Siis peale kooli mul jäi kõvasti vahet ja siis ma alustasin nagu kodus uuesti, et ma ostsin endale kangi, koju hantlid ja kõik muud asjad on ju. Ja siis ma treenisin tükk aega kodus. Oma tuba oli siuke Ronny Coleman'i pilt oli seina peal ja mingi ajakirjast välja lõigatud ja nii ta läks, et kodus ma tegin ikkagi päris hea vormi, et polnud üldse paha. Vot, härra Rauno, aga räägi sina ka siis. Sa mõtled kohe siis täitsa nii algusest, okei. Jah, et kuidas sa nagu sattusid üldse, et No siin oligi ju see asi, et mul juhtus siis olema seik, kus ma tuhlasin kodus ringi, kui vanemaid kodus ei olnud. Ja siis ma avastasin ühed plakatid, Schwarzeneggeri ja Indrek Otsuse ja igasugused plakatid. Ehk siis mul olid siiamaani alles, ma arvan, varsti lähevad need hinda. Ja siis saaks seina peale panna mõne video ja need on ikka ägedad asjad. No need on ikka vanad ikka 90ndate algusest ja sealt kandis, sest mul ema tegeles ka kunagi fitnessiga ja siis tulin mina ja rikkusin ta karjääri ära, on ju. Aga selles mõttes, et jah, ja kodus olid veel siis 2 8-kilost hantlit, need vanakooli omad, need ümmarguste pallidega, vaata, nagu nad välja näevad, sellised rauajunnid. Ja õige, jah. Need olid kodus ja ka siis tollel ajal ma neid väga ei jõudnud isegi sikutada nii palju. Ja kuna mu mänguasjad olid sellised nii-öelda action figure'id, siis tahtsid ikka näha välja nagu siis mingisugune musklimees seal oli. Ja mul olid esimesed plaanid kodus treenimisega oli see, et ma tahtsin isast kõvemaks saada. Ehk siis isa tegi tollel ajal hästi palju kätekõverdusi. Selles mõttes inimese kohta, kes ei treeni ennast selle jaoks. Ehk siis ta tegi seal mingisugune 45 või mingi sukast kätekõverdust tegi oma kehakaaluga ja siis ma esimene auga tahtsin sellest teda võita. Selleks, et ma seda võita saaks, läks mul aega vist sukene aasta vist treenimist. Ja teine asi, milles ma tahtsin võita, oli see, et ma tahtsin tal käe surumises käe maha suruda. Aga selleks läks mul aega oma 3+ aastat, et see asi juhtuks. Kuna isa füüsilisemat tööd tegi, mis oli seotud siis rohkem tõstmisega igast asjadega, siis ta lihtsalt juba olid käed tugevad. Käsivarred ja kõik õlad on tugevad. Mäletan, ma käisin ka jõusaalis kunagi kodus tegin, siis ma käisin juba saalis ka, ma olin ikka päris tugev juba ja
oli niimoodi, et ma rinnalt surusin 150 kilo ära ja siis õlga tegin Smithi masina peal, pressi tegin 80 kiloga vist ja ma olin 19 vist sel ajal ja vend töötas ehitusel ja ta Raibe surus mul kogu aeg käe maha ja ta oli hull käesuruja vend, et enam ei ole nagu proovinud, aga jah, et tõstsin ma palju ma tõstsin, aga kuradi vend surus alati käe maha, et siuke värk oli. No see sitkus on hoopis teine asi, et ja, üks on see nii-öelda tehniliselt suureks pumbatud lihas, aga teine on see, kuidas sa seda kasutada oskad, on ju. Ja käe pikkused asjad ja mis seal kõik lähevad, no, kes oskab seda lukku teha veel. Ja siin on neid videosid ka ju, ma olen trehvanud, üks naine on käesuruja, kuidas ta meestel lihtsalt paneb käsi maha ja siis vaatate, kulturistid on ka ju proovinud nende profidega siis suruda see käesuruja mees nagu siuke suht väike vend, ta ei ole väga suur ja lihtsalt panebki selle käe maha, et. jah, kui nagu videoid vaadata, siis kõvemad surujad on ikkagi üldjuhul suurema kämmaga, et neil on nagu haarde võimalus on parem ja sellega nad saavad selle, muidugi targutama ei hakka, sest sellest alast ilmselgelt nagu otseselt ei tea, aga mingid osad on füüsikana. Ja, vot siis, et selline algus siis, tahtsid veel midagi lisada või? No kuidas sa saali sattusid või hakkab? Võime, ma ei teagi, et selles suhtes, et see saali sattumise lugu juba oli selles suhtes omamoodi kino, et kui ma sain oma 2-3 aastat ära oodatud ja ema välja uuris, et Turu jõusaal, mis selle McDonaldsi kõrval seal asub, et seal on siukene mees nagu Marek Kalmus ja et sinna võiks trenni minna, et saaks kohe professionaalset abi ja oligi, ootasin oma selle 15 aasta ära, läksin kõmm kohe platsi, tegin ukse lahti ja voilà, kaugel nurgas juba, seal oli üks siuke laud, kus olid Flexi ajakirjad, asjad ja mees istus seal, luges ajalehte ja mina kohe jalutasin töntsa oma suure ülekaaluga sinna kohale, seisin laua juurde ja siis põhimõtteliselt niimoodi köhadades või värkid teretasin, et tervist, ma olen Rauno ja ma soovin nüüd hakata trenni tegema. Ja siis oli selline huvitav, selline liikuvus, kus ta siis istus seal, rahulikult kuulis mu selle tervituse ära. Ja siis oli selline liigutus, et põhimõtteliselt aegluubis lasi oma ajalehe niimoodi alla, pööras minu poole, vaatas mind alt ülesse ja ütles, nojah, hakkame siis pihta. ja oligi, ja siis kui me mõnda aega tagasi, kui ma esimeseks võistluseks valmistusin ja poseerimustega käisin, siis põgusalt rääkisime sellest alguse ajast ja siis ta ütleski, et mõnikord ma isegi rikkusin tema trenni sellega ära, et ma käisin ja küsisin kogu aeg, lihtsalt mingi paks poiss kogu aeg käib ja kuule, kuidas seda käib teha, tule näita mulle ja siis kogu aeg mingisugune kuradi segamine käis ja siis ma kujutan ette, kui tüütu see võis olla, et ta vist mõni päev võib-olla tuli saali mõttes, loodetavasti see paks poiss ei tule täna trenni, ma tahan rahulikult trenni teha, ma ei viitsi. Ja samas ikkagi hea inimene, vaata, et mõni on siuke staar ja värk ja saadabki su otse perse, kuradi, et ma olen isegi siukest asja kuulnud, et ühele profile kunagi ka mingi, kes siis hiljem sai ise profiks, et käis niimoodi pinda, et ja siis see lasi ta saalist välja visata ja pani jõusaali keelu ka peale veel. Et kuradi, selles suhtes sul ikka läks hästi. No mul läks hästi ja siiamaani selles suhtes, et ega alt ei ole ta mind senimaani vedanud ja alati on aidanud, kui ma olen küsinud, et nagu mingit probleemi sellega ei ole. Ta ikkagi hea südamega inimene siis võiks öelda. No ja arvestades, et kogu aeg vastu tulnud ja selles suhtes on ju kõik hästi, aga eks ongi, et ajad lähevad mööda ja ise õpin ka ja nüüd ilmselgelt ma teen nüüd rohkem oma käel, et ei ole enam nii palju nagu abi vaja. Ja. No vot siis, tahad veel lisada midagi? No mul siin siis hakkavadki järjest need igasugused punktid, et võib-olla mis on siis sinu esimene selline või mitmetest naljakatest juhtudest, mis sul siis alguses oli, et mida sa nagu tegid valesti või mis on selline, mis praegusel juhul sa vaataks ja hoiaksid kahe käega peast kinni mõnda, et pekki küll. No minul oligi tegelikult see, et mina mõtlesin, et saalis oli kuidagi raske käia,
raha ka nagu ei olnud, transpordivõimalust ei olnud, mul esimesse saali ikkagi oli maad mingi 10 kilti või midagi. Noh, lube midagi mul ei olnud, et siis ma alustasingi nii, et ostsin koju endale hantlid. Ja siis niimoodi järjest ostsin kangid, värgid, särgid, kõik ja lihtsalt tegin mingit rinnalt surumisi ja mingid lambi harjutusi, et ikka põhiliselt ülakeha on ju. No sellega väike märkus siia ka, et ju tollel ajal ei olnud nii palju saale ka, kui praegu on. Need siis olid ainult ju Tartu peal mõned üksikud saalid ja need olid ka siuksed, noh, et sa pidid teadma. Jah, täpselt. Ja noh, ma üksi alustasingi, ma ei teadnudki, näiteks ma ei teinud jõutõmmet üldse, ma ei teinud kükki. Ma ei teinud seljaharjutusi, mingeid antlitõmbeid, lõuatõmbeid, mitte midagi, et ma nagu selle õlaosa siis käed ja siis rinna nagu ja siis kõhulihast pumpasin ka normaalselt, aga no see on põhiline. Jah, kõik ülejäänud jäi nagu võlgu, et pigem siis sellest teadmatusest nii-öelda on ju, et jah, hetkel ma treenin ka kodus, et ma tean kordades rohkem harjutusi, mul on kang isegi väiksem, sellel ajal mul oli kas 120 või 140 kilo kang juba lõpuks, et kodus ja noh, ma kodus surusingi ära reaalselt, mäletan, et sõbrad olid ka külas ja ikka 140 kilo surusin rinnades ära. Sa seda ei kartnud, et see konstruktsioon, mille peale sa surud, katki läheb? See konstruktsioon oligi jumalast äge ja sa selle teemaks tõid. Esimeste kuude konstruktsioon oli siis niimoodi, et ma võtsin taburetid, panin üksteise peale seisma niimoodi ja siis panin kangi sinna peale ja siis väga turvaline. Ja ükskord oligi, ma panin kangi sinna peale, siis üks taburet oli 3 jalaga ja siis see libises ära, siis kang kukkus maha kuidagi või rinna peale ja siis ma nikerdasin seal, et kuidas mina siis alustasin, aga lõpuks ma ehitasin puidust endale sellise surumispingi ise ja ma ei mäleta, tuttav oli ka, keegi äkki oli vennas või keegi oli siuke puidutöö peal ka ikka kõva mees ja siis oli niimoodi, et see ping sai ikka päris jõhker tegelikult, see kandis jõhkralt raskust, et kõik, mis ma, see oli siuksest jämedast, kas mingi 20-sest brussist või noh, see on ikka, puit on kõva asi. Kükipuure ja kõik on tehtud puidust siin, et no mul endalgi, kui esimene karantiin oli, siis mul oli siin samas maas põrandal oli 2 autorehvi ja selle peal 2 paksu brussi, mille peal ma siis ka, mul olid 30 kilosed antlid ja muud sellised, mille peal ma sain lennata ja teha, aga kanged brussidega saab teha imesid. Ja päris soliidne surumispink sai ja noh, jah, kodus olid need esimesed kõvemad trennid mul ikkagi ja vormi ajasin päris heaks ja 6 korda nädalast tegin trenni, liiga pingutasin üle, lõpuks põlesin läbi ja siis ma ei teagi, noh, mis ma siit ikka oskan öelda, et lõpuks ma ikkagi loobusin jälle mingiks ajaks, müüsin kõik kangid ja asjad maha kahjuks. No tollele jah, ei mõtle selle peale, et kunagi tuleb karantiin, ära müü maha. Täpselt. Nojah, ja nii ta oli ja noh, ma võtangi hakkan siin nende naljakate juttudega ka juba pihta, et mis siis juhtus, et kuidagi ma tõstsin seda ühesõnaga, seda antlit seal ühesõnaga ja siis oli niimoodi, et see kukkus mul maha ühesõnaga käest, vabandust. Ja siis oligi niimoodi, et põrandas oli mingi siuke normaalne auk ikka oli, et kuradi mingi, ma ei tea, mingi nii lai umbes ja noh, nagu see antel oli, et ja siis ma mäletan, ma tõmbasin sinna vaiba peale ja värki, et isa nagu ei näeks, et mingi lohk on lihtsalt kogu aeg. See oli normaalne auk oli sinna vist käe sisse panna, ta läks umbes nii sügavale pöidlani välja, et lõpuks ma olin tubli, ma ise tegin remonti, panin sinna parketi peale, et siiamaani see auk tegelikult seal on parketi all ja et see ajalugu seal kunagi kuulsaks saad, siis on see koht, et tuleb maja muuseum tuleb, siis on see, et siin on siis esimene koht, kus Ivo trenni tegi, see on see auk, mis on tema mälestus. Ja siis oli niimoodi, et teine jutt siis oli veel, et ma hakkasin nagu üle pea suruma kõigepealt siis kas kangiga äkki või, et õlga treenida ja siis ma ei arvestanud sellega, et lamp on nagu peast äkki mingi pool meetrit, kui ma käed üles surun, siis lamp on kohe mul siin ja siis oligi niimoodi, et see lamp sai ilge litaka sisse, õnneks see oli
plastmass selle kupliga, et see seal vänderdas küll ja pirn kukkus puruks maha ja kõik, aga kilde oli täis, aga selles suhtes vedas. See on nii huvitav, et absoluutselt kõik inimesed, kes vähegi on alustanud jõusaali või selliste asjadega, siis üks esimesi nagu harjutusi või sellised on alati see, et mingi asi pea kohale tõsta. See on nagu, võib-olla see on kuskilt vanadest nendest filmidest ka, kus need vaata need nii-öelda vuntsidega need jõumehed, kes tõstavad selle ühe selle hantlisi ja üles. Või naise või. Või naise või tsirkuses vaata, nagu ikka nad seal olid. Et mul oli ju ka samamoodi, oli esimene kang, mis ma tegin ise, oligi raudlatt, siuke korralik jäme. Ma ei tea, mis toru see siuke oli. 2 poole panin ma siis need vanad plastmassist õllekastid ja ladusin siis nagu kive nagu täis. Ja siis oli see, mida mina nagu sikutasin ja vinnasin seal 13-aastasena umbes või midagi siukest, kus ma siis mõtlesin, et kurat jõud on ikka minu teema. Sest et sugulane kogu aeg ju nii-öelda naris, et ma olen sust tugevam ja siis ma pidin ikka näitama, et kurat tead, ma ikka. Nalja ei ole. et selles mõttes on see paneb selle tulukuse põlema kõige eredamalt, noorena eriti. Paneb küll ja eriti ja teine asi oli ju kehalise kasvatuse õpetaja, kes mul oli toona ju ikkagi väga karm tegelane, et kui ikka kujutate ette nüüd, kui ma seda juttu nüüd räägin, siis tänapäeval läheks õpetaja tehniliselt, ma ei tea, vangi või mis iganes, et ma ei tea, et midagi ütlemist oli, viskas sulle palliga, ma ei tea, näkku ükstapuha kuhu, võttis sind sellesse haardesse surus alla, ehk siis ütles, et nii, nüüd tantsime baleriini, ehk siis teinised käisid seal mööda saali niimoodi ringi ja ühesõnaga. Vanasti oli teistmoodi see asi. Ja kui näiteks jooksmised olid, 2 kilomeetrit jooksu minusugusele raskekaalu poisile oli see ikka mega raske on ja siis sa kujutad ette, et sul jookseb õpetaja selja taga ja karjub sulle kuradi fucking Paksma, kui mul on sinu pärast nii kuradi piinlik siin tänaval kuradi loivame ja jookse kiiremini. Täiesti pael. Aga nüüd on see asi, et kui ma mõnikord hakkan alla andma, siis ma tõesti reaalselt kujutan ette endale, et ta mul endiselt seal selja taga ja annan tuld selle koha pealt, aga kahjuks ma ei saa talle seda enam öelda, et temast minule nii palju kasu oli, sest kuna ta sõjaveteran oli ja probleemne mõistus, ehk siis need sõjakuriteod ja asjad ei jätnud teda rahule, siis ta kahjuks lõpetas enda elu ära. Et paraku ma ei saa talle seda enam ütlema minna, et temast mulle nii palju kasu oli. Et näed, et tänapäeval pannakse vangi, aga näed, karmist käest võib mõnikord ka kasu olla, et poiss ennast kokku võtaks. Nii ta on. Siin on mul siis järgmine punkt on selline huvitav asi, et põhimõtteliselt, kui sa oled siis läinud saali ja oled teinud siis mõnda aega trenni, siis ilmselgelt tekib kohe sul see kõvamehe selline olek vaata sisse ja kuna ma tollel ajal nii-öelda siis räppari riided kandsid, mis oli siis tegelikult hästi suured riided kotis igatepidi, aga siis mul oli üks T-särk, mis oli siukene minu jaoks siis liibuv ikkagi, nagu täiesti liibuv, aga nüüd kujutad sa ette seda, et sa oled siukene 105 kilo, 165 pikku juba korralik siukene kakuke ja sa paned selle särgi endale selga ja siis veel tõmbad kogu aeg kõhu sisse, hoiad seda kogu aeg ja siis sa käid selle särgiga ringi. Ehk siis ma käisin koolis niimoodi, ma ei kujuta ette, kui naljakas. Tundide ajal ja värki ja igal pool, ma olin kogu aeg ikka nagu, kogu aeg olin valves aga see lihtsalt nii naljakas mõelda, et kuidas teised inimesed võisid seda näha, eriti veel siis inimesed, kes veits vanemad on, sest et nad ju näevad, et sa oled lihtsalt ju ülekaaluline tüüp, kes nüüd hakkas jõusaalis käima ja nüüd arvab, et on maru kuradi põkk, see võib ikka väga piinlik olla, aga tollel ajal ma ei mõelnud sellele, siis ma mõtlesin, et oi nüüd, kuna mul ujumistrennist ikkagi oli nagu see seljakuju ikkagi oli suht lai, nagu selline kolmnurka mul ikkagi ta viskas, aga kui sul ikkagi kõht on ees, nagu mul Eestil üks tuntud kulturist ütles kunagi, et rääkisin temaga juttu, talle keegi helistas, siis ta ütles niimoodi, et ma siin olen ühe kulturistiga, kellel on kõht kaugemal kui rind, et selles mõttes on see piinlik lugu. Selle peale mul tulebki meelde, et mul oli ka selline särk, ma ostsin ta, siis kui ma olen dieedi peal
siis ta oli L-suurus, ta oli mulle päris paras, on ju. Ja siis kui ma hakkasin nii-öelda omast massi tegema, roisk, panime toidud peale, kõik mingi 6000 kalorit, õgisin lihtsalt tervislikust toidust nii üle ennast ja siis treener soovitas, noh, see esimene. No keegi sellel ajal ei teadnud, vaata, jah. Ja hakkame massi tegema, jõhker, noh, vend ja kõik hakkasime, läksime nii rullideks kuradi ja siis seesama särk jäi mulle jõhkralt väikseks, vaata, ma olin ka nagu väike sardell kuradi, veeresin ringi ja siis mul üks tuttav tuli lihtsalt üks päev juurde ja küsis lihtsalt ausalt, naeris ka ja ütles, et Ivo, kuule, kas see särk sulle nagu väike ei ole? Ma nagu vaatasin, noh, kõht siit juba vaikselt paistis ja ütles, et kuule, kurat vist on jah, et ma ise ka mõtlesin selle peale, aga ma ei tea, kas keegi näinud on, siis ta ütles, et on näha küll jah. Iga kord, kui istud on mingi volt tagant väljas. Ja, siis noh, jah. Ma selle särgi siis andsin ära sugulasele, talle oli see paras, et ühesõnaga las ta olla. Vana ja nende riietuste asjadega, noh, tollel ajal vaata riietuse kannab ju nii palju manipuleerida, millise sa lõpuks nagu välja näed, eks ju, noh, nii-öelda üldpildis, eks ju, tänava peal, aga need veilid ja kuidas sa hakkad nagu ennast nagu mõjutama selle nimel, et parem välja näha ja siis toitumise osast oli mul ka ju meelde see sama pulkimise asi, kuidas ju mulle samamoodi oli, ma ju tulin jõusaalist ja siis ma arvasin ka, et oi, nüüd mul on vaja kõvasti ikka süüa, et noh, ma pean ikka nüüd kasvama ja mis ma siis ju võtsin liitrise jogurti on ju väike paks Snickersid, noh, seal oli ikkagi pähklid sees see on natuke kasulikum maiustada massi tuleb, hormoonid lööb käima ja muidugi see vana hea, mis vanasti müüdi oli Rimis, oli see juustupikuke, siukene pikk lükene asi, see läks ka juust sees, cheeseburger ja juust, et selles mõttes, et see massi kogumine, see oli ikka täiesti ogar. Varsti ma olingi sellest 105-st olingi varsti 120, sest ma olin jõusaali mees ja ma pean kasvama. Seda viga on hästi palju vist teinud, massivärki. Nii, on sul veel mingi punkt? No siis on punkt on selline asi nagu oks laiali käimine. Et see on ju see põhiline asi, et oled ju jälle mõnda aega käinud ja siis mõtled, et no nüüd olengi maru lai vend. No nüüd ma olengi maru lai vend ja siis ongi, et käisingi reaalselt, noh, nagu hoiaks kogu aeg vabaseisva eest. Eksisteeniliselt oledki kogu aeg vabaseisva eest, käid ringi, aga siis oligi, kus ma siis selle asja ära lõpetasin, oli ühe kohaliku külapoisi, no vanema külapoisi kommentaar, selline naljaviluks, et noh, meil siin külas on ka üks siuke maru lai vend, et käed on nagu kuradi tuuleveski käib ringi kuradi. Ja siis ma nagu sain aru, et oi plee, et see on ikka suht nõme värk, et kui sul ikka nagu selga ikka ei ole sellist, mis reaalselt need käed lükkab iseenesest kehast eemale, no siis mida sa hoiad nendest, noh, et et noh, nüüd on nagu, aga siis jälle mõnel tegib ikka küsimus, et kas, et no mõned arvadki, et see nagu biitsepsist, et hoiab nagu käsi läbi. See on seljalihas. Seljalihas lõikab. Mul oli kunagi niimoodi, et mäletan, mis õde oli ja siis osad sõbrad nagu veel ja kui ma siis olin ikka korralikult juba trenni teinud, et siis ikka kogu aeg pandi puid alla, et pane oks koomale ja siis ongi nagu arbuusikandja. Ja siis ma hakkasin neile nagu näitama, et kuule, et vaata, ma nüüd ajan oksa laiali on ju. Ja siis võtsin selle lai lihase või vabaseisupoosi eest ja siis läks nagu oks laiali. Ja siis lasin käed kõrvale rippu, nagu ütlesin, näed, et see on täiesti vabalt seisan, et mul lihtsalt on seljalihas juba kasvab laiemaks, noh, kui sul triitseps ja biitseps ka ikkagi läheb, just triitseps läheb suuremaks, on ju, et siis see hakkab ka ju vastu selga toetama ja noh, ongi oks laiali, no midagi ei ole teha, et mingi aeg ma sain puid alla selle eest, aga siis nagu ma tegin suht kiiresti selgeks nagu, et näed, et oks laiali on niimoodi. Mitte see, kui ma siin seisan. See on ju hea, et sa oskad vähemalt seda välja tuua, et tollel ajal mina ei osanud seda välja tuua, et miks mul ka nagu, noh, sest mul on alati olnud nagu selja laius on ikka nagu hea olnud alati ja siis ma ei osanud tollel ajal niimoodi seletada ka seda lahti, et miks ta niimoodi on ja siis noh, kõik noh, panidki sellega jah, samamoodi puid alla, et kuule, et tõmba oks koomale ja noh, kõik siuksed asjad. Kes nagu aupahlikult öeldes ja kes siis nii-öelda mõnitades vaata. No vot, ma räägiks ka ühe loo, et
siis kui ma kodus olin kõvasti ära treeninud, siis mul tuli paus sisse. Siis ma läksin kooli ja siis ma mõtlesin ikka, et ei, see kodus treenimine on bullshit ja kõik oli maha ka müüdud inventar. et oli hea juua ja sõpradega pidu panna ja värki. Lihtsalt jõid raskused maha. jah, põhimõtteliselt küll, nii oli. täiesti lõpp. ja siis läksin ikkagi spordiklubisse esimest korda elus. Suht lammas olin, aga juba oli fitnessi foorum olemas, sealt sai ikka lugeda, harjutuste pank oli kõik, et päris loll enam välja ei näinud, et läksingi ja hakkasin tegema siis, mis need Kiikas, Kalmus, kõik seal soovitasid, trennikavad mingi algajale ja hakkasin seal trenni tegema. Mis nüüd üks suur viga oli, ma mõtlesin, ma olen hull kükimees. Kükkisin mitte sügavale ja panin muidugi 160 kilo vist peale, 170, siis tegin sellist pool kükki, et noh, kui ma praegu kükin ikkagi alla täisnurgad, siis ma jäin umbes niimoodi. et jah, et siis ma vaatasin mingi hullem rammumees tuli ja siis ma ei mäleta ta nimekirjast, ta korraldas mingeid võistluseid ja asju ja see siis kükkis 200 midagi peale, kükkis korralikult sügavalt, siis ma mõtlesin ka, et see vend on ikka nii jobu, et nii ju rikub põlvesid ja kõike vaata, et oma tarkusega kuidagi seda mõtlesin. Ja noh, siis hetkel ma tean nagu, et ma ise nagu nägin kloun välja tegelikult selle tehnika poolest. ja siis seal oli selline lahe asi veel, mis mul on meeles, et oli meeste riietusruum oli. See sissekäik oli vanas kohas. Ta millises saalis sa räägid? MV. MV-st, ma vist ei öelnud. Tagapool oli see, jah. Ja siis seal oli niimoodi, et administraator istus seal samas ja siis mehed panid räti ümber ja siis kõndisid administraatorist mööda ja läksid pesema. ja siis ükskord oligi niimoodi, et noh, mina olin sellega harjunud, ma olin tükk aega käinud seal juba ja siis oli niimoodi, et panin räti ümber, hakkan minema ja siis mingi ema tuli oma tütrega umbes, noh, nemad tahavad hakata jõusaalis käima, siis mingi tüüp tuleb kuradi rätt ümber ja säär vilgub ja kuradi. ja see ema oli niimoodi, issand jumal, issand, kus ma ehmatasin, mis see, siis see administraator, ei rahu, meil on niimoodi, et meeste duširuum on seal ja siis nad lähevadki siit läbi vaata, et me kunagi ehitame selle ümber, et aga praegu niimoodi see ema, issand, kus ma ehmatasin, ma mõtlesin, mis teil siin toimub. see oli hea. See stripiklubi koolitus. ja, et kõik mehed ja administraator ja kõik ülejäänud olid sellega juba ammu harjunud. Aga muideks seal on ju siiamaani niimoodi, et kui ma seal mõnda aega tagasi käisin, et meeste sellest ühest reivistust sa pead minema nagu vilksamisi, noh saal on eks ju siin, sa pead minema nagu kõndima mööda sealt ikkagi nagu tehniliselt oma rätikuga. ma viimati käisin, et seal olid mingid pildid pandud seinte peale ja kõik, et nüüd ma enam ei tea. Ma ei ole tükk aega käinud. No seal on, ütleme nüüd, et kõik on ikkagi suht vanas viisis säilinud, et selles mõttes, et kui vana hõngu tahate, siis mingi MV-sse, aga arvestage sellega, et see treenimine on ikkagi vanakool, et see ei ole enam selline mugav, et kõik liigub maru õlitatult, et kang lased lahti, siis see kang liigub veel ise edasi. Okei. Et ta on ikka samasugune vanakool. Selline asi tuli mul nagu meelde. Et jah, pane sa siis miskit huvitavat selle, muidu jälle Ivo ainult räägib, on ju. Ülbe nagu ma olen. Siis tuli mul, ennem tuli mulle meelde häälitsemine saalis, eks siis vaata, me oleme ju kõik selle aja kasvandikud, kus ikkagi Ronnie Colemani videod asjad levisid, et kus see mees lightweight baby laseb seal vaata. Noh ja siis mingis osas, eks ju, see on ütleme nüüd, et isegi ju kasulik ka, kui sa mingis hetkes nagu purskad oma mingisuguse nii-öelda karjatus või asja välja, siis sa annad nagu selle mingisuguse extra power'i, eks. Aga kui sa oled see vend, siis ma sellel hetkel olin mingi aeg see vend, kes iga liigutuse peale, nagu mul hakkasid siis osad tuttavad ütlema, et vedur tuleb veel ja ma tegin seda, ma ei tea, triitsepsi surumis. Lased, see on nagu mingi debiilik, et see, ma kujutan ette, kui naljakas see võis olla mingisugustele vanatele käijatele, kes juba olid seal, ütleme 30-aastased ja niimoodi, korralikud sellised põkid, mingi kõredi väike paks poiss, kõredi tegelane,
seda jah, seda faasi mul pole olnud, et mul oli see, et tähendab siiamaani see, et kui ma ikka kükin või midagi ja ma tõesti olen niimoodi, et ma peaaegu jään alla, siis ma vahepeal ikka olen nagu teinud no, see on normaalne. Õhu välja lasnud, et tõsiselt, et jah. See on ju normaalne, sest et noh, sul on raske ja see noh, see nagu noh, annab boost'i. Ma olen ka näinud selliseid tüüpe ja enamasti need ongi noored, vaata, nad on vaadanud neid profe siis. Ja siis nad kuidagi võtavadki selle käitumise üle ja ma olen ka näinud seda kuidagi iga ühesõnaga 10 kordust tehakse jalapressil ja siis tehakse iga fucking sellega. Soojendusseeria ju ajal juba. Ja ühele tuttavale kirjutatigi niimoodi, et saali juhataja kirjutas talle, et miks sa nagu karjud saalis, et sa häirid nagu inimesi konkreetselt, et ma ei tea, lõpuks ta vist lõpetas selle ära või ma enam kursis ei ole. Sai suureks vahepeal? Ma arvan küll, jah. Sai aru, et kurat, et maru imelik on. Ta oli ka hull tuleviku lootus siin paljude arust ja värk ja ma ise ka hull vaatasin, noh tõesti oma vanuse kohta päris hea, aga lõpuks vigastas ennast ära ja värk ja nüüd ta on täitsa kadunud minu meelest. Ma isegi võib-olla tean, kellest sa räägid, aga jah, ta on täiesti kadunud, jah. Jah, et ilmselt sa tead, jah. Vot. Tartu on väike. Okei. Häälitsemine saalis ja ma olen veel neid tüüpe nagu näinud, et ongi siuksed, nad on alles tulnud või kuidagi ka mingi mingi naeravad ja räuskavad ja siis on nagu see, et aga võib-olla, aga samas on mitte see, et nad on algajad, aga seal on üks asi veel juures, mis on üks kulturistide ja selliste nii-öelda keha imidži kujundajate üks miinuseid on see, et tähelepanu vajadus ja sellega sa ilmselgelt ju tekitad selle olukorra, kus sa ju noh, sind vaadatakse juba selle pärast, aga no muidugi see on ju negatiivne vaatamine, mitte enam see positiivne, et ta on heas vormis või midagi, et ta on see, et nagu come on, mida sa teed. Et see on jah. Okei, ma panen ühe punkti veel, et pane. Ma ei tea, palju ma neid pannud olen või mida iganes. No vahet ei ole. Ma käisin seal MV-s tükk aega, siis ma mäletan mul vennal põles korter suht maha sellel ajal, ma elasin tema juures, käisin mingi aeg, käisin praktikal ja mis seal kõik oli ja tohutu õnnetus ja õnneks lapsed olid kodus, pääsesid ära ja siis mul toidulisandid kõik põlesid venna juurde sisse, siis ma jäin haigeks ja siis ma ei tea, mul läkski pekki ära täiesti, et ma loobusin ja siis mingi aeg ma alustasin uuesti trenniga ja me tegime kusjuures välitrenni. Street workout'i ja siis ma tegin kõik neid jõutõuse ja igasugu asju, et need on ägedad asjad. Jah, et ma tegin ikka 15 korda ära lõpuks, et ja see oli hullult äge asi. No, noortele siis on see, et sa ütlesid jõutõuse, aga need on siis inglise keeles on need siis pull-upsid. Pull-up jah vist. Et siis saate ka aru. Ja mingid triitsepsi asju ja mis ma seal tegin, et igasugu. Ei, muscle up on see. Muscle up jah on see. Ja siis mingi aeg ikka läks külmaks ja värk ja seal samas Ülenurme gümnaasiumi staadionil me treenisime venna ja sugulasega jälle. Ja siis oli niimoodi, et seal sai hakata jõusaalis käima, seal 1 euro maksis vist 1 kord. Ja seal mul oli tuttav nüüdseks ka, Kaido Sirge, tema oli seal treener sellel ajal minu arust ja põhimõtteliselt tema mind pani uuesti ikkagi kükkima ja ütleski, et kõik, kes kükki ei tee saalis käivad, need on tussid ja mõttetud mehed ja ma ütlesin, et mul põlvekeder oli pooleks, kuna ma ei saa teha, ta ütles, et ei koti, tuss oled, et ei huvita, et sa proovinud oled, ütlesin, no ei ole väga, no tuss järelikult ja oligi ja hakkasin tegema ja no nüüd kükkisin ära siin hiljuti kunagi, enne kui saalid kinni panti 200 korda 3 ilma põlvesidemeteta. Et päris hästi ja Kaidot tuleb tänada selle eest, et vahepeal on seda ausust vaja vaata, et jah, ühesõnaga tuli see ära. Ja tuli ja oli nii, et seal oli kang ka ja seal oli päris see ma ei tea, see olümpiakang või asi või kus ikka tehakse neid võistlusi ja kõik, et see vetrub ja trossidega kinni maa küljes, et mis iganes vigureid seal kõike tehakse ja siis seal saime jõutõusu edasi teha
ilusti ja see oli meie põhiharjutus ikka, me kogu aeg tegime seda, ma tegin isegi aeglaselt selle ära niimoodi, et panin käed peale, nii siis tõmbasin siia, siin ootasin natuke ja siis lükkasin ennast peale niimoodi, et täitsa nagu, ma ei tea, kas see on strict või slow või kuidas nad teda kutsuvad, ükskõik mulle. Ja isegi selle tegin ära, kui mäletan esimene trenn, kui me läksimegi saali sisse, võtsime julguse kokku ja siis ma hakkasin jõutõusu tegema ja tegin ära seal oma seeria, tulin maha ja siis istusin maha ja siis järsku vaatasin, lühikesed püksid olid mul ja need olid pooleks rebenenud selle jõutõusuga ja täitsa alt säärest põlve juurest kuni taha siia üles kanni juurde välja ja siis mul kõik trussikud paissid ja kõik, mis seal all oli, on ju. Ja siis seal mingi 2 tüdrukut käisid ka jõusaalis, ma lihtsalt tulin püsti ja noh, nagunii nad oleks näinud, on ju, siis ütlesin tüdrukutele, et näete, nii tuleb trennida, et püksid ikka alla. Ja siis need tüdrukud olid ka nii kõvera, siis läksid näost nii punaseks, vaata, eks nad olid noored ka, vaata häbi asi ikka näitab ülespoole, põlve näitab jalga, et issand jumal, on ju. Ja nad naersid kogu aeg, kui ma saali tulin peale seda, neil oli see meeles, et sellest ajast peale, et sa lõhkipüks või mingisugune. Ma ei tea, mis ma nende jaoks olen ja, aga noh, ma olen siin poole hullem vend. Nii, pane sa siis miski. Siis ma paneks sellise loo, et kui sa hakkad jällegi trenni tegema ja sul on mingid sihid silme ees, siis sa tahad saada ju, no ütleme siis mina olen tahtnud alati saada siis kulturistiks. Ja kui sa oled ikkagi suhteliselt sellise vesise ja väga kehva vormiga ja siis noh, kuna seda asja nii tõsiselt võtad, aga teised ju sellest üldjuhul aru ei saa, siis oledki see vend, kes on nagu sükene, no nii lödi, kui üldse lödi saab olla ja igal võimalikul momendil poseerid lihtsalt, ehk siis sul on mingi maika selga venitatud, ise oled sükene, noh, lihtsalt igatepidi sile, mingisugust kontuuri otseselt ei ole ja muud kui poseerid. Et see, ma kujutan ette, kui naljakas või see osadel ikkagi vaadata alla, et mida see poiss seal teeb, et kas ta otsib midagi enda keha peal või mida ta teeb seal. See võis päris kentsakas välja näha, et jah. Selle... Ja räägi. Ja siis ma mõtlesingi, et ma lähen kohe siit nagu edasi. Ma mõtlesin, ma räägin ka selle poseerimise koha. Räägi, jah. Mina nagu olen suht häbelik selle koha pealt olnud, et ma ei ole nagu julgenud vaata, et kuidagi enesekriitika on moru laes vist, et jah, et kuigi võiks nagu ja siis mul on isegi see, et ma ei ole maikat kunagi kandnud jõusaalis vist, et mul on kõik särgid olnud no ikkagi kas täitsa pika varukaga või siis ikka no tavalised jah, et ma ei julge jah, et kuigi siin võistlusvormid on päris teravad juba lõpuks olnud, ma ei ole hakanud nagu kuidagi mulle ei istu see vaata, ma ei tea miks, et see poseerimine minu puhul jäänud alati sinna koju peegli ette, et võib-olla see on viga, võib-olla ma oleks rohkem harjutada saanud, kui ma julgem oleks, aga jah. See maika kandmine on jäsuke, võt see ongi, et milline su imidž on nagu sinust endast, et mina nagu ka vanasteks ju kandsin, aga mingi hetk jätsin selle järele, sest ma ikkagi ju nägin, et teised poisid, kes on saalis, kes päriselt maikad kannavad, kellel on nagu reaalselt nagu näha ka midagi, on ju. Siis ma sain aru, et pekki küll, et nagu noh, kole on ju noh, teistel on kole vaadata mind, kui ma siuke välja näen, eks. Mis ei pruugi eks ju tõele vastata, sest noh, enamusi tegelikult ei huvita, on ju. Ikka jääb silma tegelikult. Ja, et ma alles nüüd viimasel ajal olen hakanud maikat kandma, kus ma nagu tunnen ennast natuke enesekindlamalt ja kuivusaste hakkab ka nagu jõudma sinna, et noh, et paistab ka, eks ju, noh, et õllead asjad kõik veresoonetavad, et siuke nagu juba nagu lahe vaadata, ise ennast vahepeal ära ei tunne, et see on nagu äge juba. Nii, sul oli edasi mingi, siis sa tahtsid jätkata, Ivo jälle, ülb Ivo, sigal vahele, raisk. Siis on selline naljakas lugu, kus siis sai omal ajal tehtud seal turujõusaalis trenni ja siis oli seal üks siuke vahva jalapress. Ja selle sama jalapressi juures oli ka makk, mis siis suht kõvasti mängis, õnneks.
ja sai siis tehtud jalapäeva, nii harva kui ma tollel ajal tegin. Skip leg day every day. ja siis. Püksid jäävad väikseks ju. Jah, püksid muidu ei saa osta. Jah, ei saa osta ju kogu aeg ja nagu nii keegi ei näe neid jalgu ju, kui sul pikad püksid jalad. Tollel ajal ma käisin käid pikkade pükstega. Nüüd ma käin ainult lühikaste pükstega. Ja siis kui vaata sul toitumine on ikkagi suht paigast ära ja sööd mingit jama sisse ja gaasiline keskkond ühesõnaga kõht on enamuse ajast, siis oligi üks tugev pressimine ja tundsin. Press vajutab sulle kokku ka. Ja vajutab kokku keha, jalad kuradi põhimõtteliselt kõhu peale ja käis üks ilge lidakas kuradi peeruna. Aga õnneks oligi, et saalis oli küll rahvast mõneti palju, aga kuna see muusika piisavalt kõvasti mängis, siis ma usun, ma tahan uskuda, et keegi ei kuulnud, aga raudselt kõik itsitasid. Väike paks poiss teeb jalapressi peeretab. Mul tuli täitsa meelde ka endal, kui sa rääkisid, et tegin õla tagaosa pingi peal istudes ja siis nagu tõstad niimoodi ette kummardades ja siis mingi ilus tšikk oli kõrval ja samamoodi sõin, tegin massi on ju, nagu põrsad ja siis oli samamoodi ükskord tõstsin, tagant viskas veits leegi välja ja ma kah lootsin, et ei kuulnud, aga ilmselgelt vaata inimesed ei tee välja, aga nad kuulevad on ju. Viisakas inimene ei tee välja. Ja, et on ka mul juhtunud seda turbot. Et jah, nii ta on ja neid kutte oli veel ümberringi ja kuttidest on suva, aga see väga ilus tüdruk seal oli. Ta ei olnud tüdruk, ta oli naiste rahvas, ta oli mingi 30-ndates midagi, et mina sellel ajal olin vist 25 või midagi, häbi lugu, aga juhtub. Jah, seda asja ei saa vahepeal kontrollida. Selle jalapressi asjaga on nii, et mina nüüd ise ei näinud pealt, aga üks kutt just enne, kui mina jõudsin saali, siis tuttav tuli mulle rääkima, see sama tuttav, kes mult küsis, et kuule, kas see särk sulle nagu, enne oli juttu, et ta võib-olla isegi tunneb ära ennast siit videost, aga ma ei usu, ta vist räägib nii palju, et tal ei ole elu sees enam meeles see asi ja see tuli rääkida, tead, mis juhtus ja üks kutt sittus ennast täis jalapressi peal, et kõradi. Isegi mina olen seda juttu kuulnud kuskilt. Ja kõht oli lahti, see oli Areena spordiklubis ja oli, et lahtise kõhuga lasi kogu selle asja endale peale ja mitte midagi ei olnudki teha, kuid lihtsalt sittus täis ennast ja. See on põhjus sama hea, nagu sa vajutaksid hambapasta tuubi peale. Ja siis see kork on vaata, pool keeret on seal peal ja siis sa loodad, et sa teed niimoodi, selle hambapasta tuubi, siis sa loodad, et see kork ei lenda pealt ära, on ju. Sama, täpselt nii oli, et kutt oli vist saanud oma kuidagi püksid kätte ja jooksu pannud, igastast tagasi ta vist ei tulnud sinna. Et seda on rohkem kui ühel inimesel juhtunud, ma isegi olen kuulnud, kas ühel treeneril kunagi olevat seda juhtunud, aga see ongi selline asi, see on ju tegelikult mingis osas, eks ju loomulik, eks ju, et sul sellise pingutuse peale, kuule, kui sa lähed jõudõste võistlustele, siis seal ju tüübid ju maksimum pingutuse peal võivad käia siuksed kuradi purrakad, et vaatadki, et mees lendab koos selle kangiga läbi lae. Et see on me ei saa midagi teha, me inimesed ju. Ja, täpselt, et kurb mõnes mõttes, et sellega mul tuli veel üks, kui mingi kakajutud siin hakkasid tulema juba, siis mul tuli meelde seal Areena spordiklubis oli siuke värk, et WC-d olid täpselt, vist on siiamaani, ma ei tea, olid saalis nagu, niimoodi otse saalist. Lähed kohe vetsu on ju, seal kõrval on antleriul on ju, suht nõme lahendus, aga on küll, jah. Oligi nii, et vahepeal mõni vend käis, pani ikka elupätsi maha seal ja siis tuli välja sealt ja siis jättis veel ukse praokile ja siis nagu ise teed sul õlga ja siis tunned, siuke džinn tuli sealt välja, et soovi kuradi 3 soovi. Ja seal üks uks käis halvasti lukku ja siis ükskord ma läksin, ilge põiekas oli mul all WC riideka oma vist oli kinni ja siis läksin ka ilge põiekas ja astun sisse, mingi vend täpselt võtab sealt paberit niimoodi, siis teeb mulle ja mul on siiamaani see meeles ja lihtsalt oligi, tõmbas täpselt paberit ja siis ma panin selle ukse kinni ruttu
siis talle sõber oli seal Anti riiuli peal, see räigelt naeris. Ja mul läks nagu mingiks pooleks tunniks lõi siukse adrenaliini verre nagu, et mul läks meelest ära, et mul räige põiekas on. Et kui mul poole tunni pealt tuli alles meelde, et tähendab pool tundi oli möödas, vabandust, et siis mul tuli alles meelde jah, et mul on hiilge põiekas, et endal oli ka nagu häbi sattuda sellise asja peale, aga mis sa teed? Mul on siuke tunne, et see WC oli sinna põhjusega pandud, see oli äkki sellepärast, et vaata, et hoida kokku selle pealt, et vaata, kui jõudasjad vaata, tõmbavad seda nuuspiiritust vaata endale sisse, siis vaata ärkavad üles ja lähevad kuradi, panevad hullu, siis oli seal samamoodi, et jätsid ukse lahti, see oli samamoodi ja hakkasid minema. Selline siuke naljakas lahendus viits, aga selle naise teemaga, mis sul ennem oli, et seisis kõrval, eks ju, tegi trenni ja sina muudkui puristasid. Et mul tuli see asi, et minu failidest üks viimaseid, mis ma siia kirjale on pannud, on see, et noore poisina, kui ikkagi üks põhjustest on olnud alati see, et sa lähed saali sellepärast, et hakata ikkagi vastassoole natuke ikka meeldima ka, eks ju. Ikka võiks, jah. Jah, et vormis olla ja bla, on ju. Aga siis... kellele sa meeldima hakkad? Ja. Meestele. Kõik tulevad, kaua sa trenni oled teinud. Lükkavad kõik naised eemale. Ütled, oodake seal, me räägime selle mehega. Kurat, kui terav sa oled. Naistel on jumala suva. Ja, naistel täiesti. Ja see vorm meeldib tegelikult ainult üksikutele fruktidele, kellele see nagu päriselt meeldib, sest enamuse jaoks on liiga suur. Liiga, ma ei tea, mis iganes, eks ju. Aga oligi ja siis noore poisina oli nagu selline asi, et mõnikord tollel ajal ei käinud väga palju naisi saalis välja arvatud, nüüd vaata käib ikka väga palju. Tollel ajal ikka sattus niimoodi üks-kaks naist võib-olla nädalas korra võib-olla sattus eksis saali ära, vaatas, et higilõhn on siin üleval, et kus ma nüüd olen. Nendest, kes käisid, need olid ka siuksed hästi nagu hull tähelepanu vajadus oli, nad käisid rohkem nagu esinesid seal ja mingi amelisid meestega, rääkisid kõigiga juttu ja ma olen hästi palju selliseid naisi näinud nagu just seal algusaegadel, kui naised üldse ei käinud ja siis olidki mingi, kõik olid sõbrad neil ja värki-särki ja siis mingi pooltele meestele anti lootust nagu, et ja tegelikult ei tahetud üldse sebida ega midagi, oli jälle, et hull tähelepanu vajadus oli naistel, et osadel. Jah, aga mina käisin seal turujõusaalis tollel ajal ja seal käisid ju vaata kõik jalgpallurid, ujujad, mis iganes kõiksugused teistsugused spordiala inimesed ka. Ja siis vahepeal sinna sattusid ka siis nii-öelda siis tüdrukud treenima ja siis mina noore poisina, mis ma võisin ollagi, mingi 18-19 ja niimoodi. Ilmselgelt ju keegi jääb ikka silma. Ja see ongi, et teedki mingit, ma ei tea, teed seljapäeva on ju. Ja siis näed, et seal hantliriiuli juures näiteks teeb tüdruk trenni mingit muud asja ja siis kuidagi üritad ju muljet avaldada ja siis ongi, et mis sest, et täna ei ole üldse triitsepsi ega biitsepsi päev, aga mul just nüüd just tekkis see päev ja lähed sinna hakkad biitsepsit treenima, et ma põhimõtteliselt nagu nii loll nagu asi, et ja siis tänapäeval nimetatakse seda juba tehniliselt ahistamiseks tehniliselt, et sa nii-öelda, tänapäeval ju tüübid, ma ei tea, vaatavad seal tagumikke ja asju, et nad isegi varjad, nad vaatavad. No jah, ütleme, et neid näidatakse ka suht ikka. Need liibukad ja asjad juba tänapäeval on nii, et need tõmmatakse nii prao vahele sinna, et tead, kõik on näha. Jah, see suhtes, nendes pükstes on kindlasti mugav trenni teha, aga vaat ongi, et ütleme siis minusugusele, sinusugusele tüübile, on see lihtsalt, et okei, tal on selline riietus, aga kui tulebki siukene tegelane, kes otseselt sinna trenni tegema ei tule, ta tuleb sinna oma telefoni näppima, siis tema jaoks on see nagu kohe, voilà, mul on siin telefon, mul on siin tagumikud ja mul on väga hea olla. Ehk siis see on nagu nende jaoks siukene meelelahutus seal, Ja mul proua teeb ka trenni, ta on ka vahepeal rääkinud, et jah, suht nõme on ikka, et mõned ikka üldse ei suuda rõõmu keelata, et kogu aeg vahitakse, täpselt mingi perverdid. Et selles suhtes, et mehed tehke trenni ja kui see naine, kes iganes teilega sümpatiseerib ja vastastikune see asi on, siis küll see asi omamoodi läheb, et sa ei pea vaatama teda kogu aeg. Ja kui ta näeb, et sina teed trenni, siis ta näeb, et sa oled edukas inimene, kes saab iseendaga hakkama ja on nii-öelda sihikindel ja see on juba plusspunkt tema jaoks. Nii et tee trenni palun. Jah, nii, mul tuli veel üks asi. See oli siis niimoodi, et esialgu
kui sai hakatud trenni tegema, mäletan mul endal juhtus siuke asi, et noh, ma ikka raskust juba sain peale panna ikka mingi 100 kilo ja midagi ja siis oli niimoodi, et ilmselt on inimesed veel seda viga teinud paljud ja ma hakkasin raskusi kangilt maha võtma ainult ühelt poolt ja siis oli niimoodi, et mul hullult vedas, et ma võtsin selle viimase ketta nagu maha ja ma kuidagi, ma ei tea, mida iganes ma tegin, igastahes see refleks oli nii kiire, et see kang hakkas kukkuma. Ma sain kuidagi ripsakaga vastu molu sellega ja tead see käis nii kiiresti ja ma sain käega selle veel kinni ka. Ja oligi niimoodi, et mul teisel pool oli õnneks veel lukk peal, et ma päris häbisse ei sattunud vaata. Et endal oli küll valus, et ma sain siia huule paiste ikka, aga noh, hambad jäid suhu vähem. No see on väga tähtsam. Siis ma mäletan, kuidas ühel kutil juhtus niimoodi, et mis tal seal oli, ta oli 150 kilo vist peal. Ja ta korjaski ühelt poolt muudkui raskusi maha, siis kellegiga rääkis juttu seal ja võttis ja järsku käis ilge kolakas ära ja terve see kang lendas sealt jõhkralt ikka ja seal kõrval minu arust oli kohe kas surumispink või midagi, et hea, et seal kedagi nagu peal ei olnud, et see oleks ikka hea litakas olnud, et selline asi on juhtunud minuga, aga jah, et siuke ohtlik asi jälle. No jõusaal peab ikka mõnikord ikka väga ohtlik olla, et seal vaat ongi, et see, miks ma praegu ka noortele ütlen alati, kui ma kedagi nagu siis natukene juhendan või noh, nii-öelda hea nõu, eks ju, annan või mis iganes, et siis ma ütlen ka alati, et palun jäta see ego ukse taha, et ei ole neid raskuseid nii suuri vaja. No ei ole, noh, isegi mina, kes ma olen teinud aastaid trenni, isegi mina olen võtnud oma raskuste protsendiga tublisti alla ja läinud rohkem sellise kontrollimise ja puhtalt tegemise ja nagu sellise normaalse asja. Lõpus seal pingutad või rinnalt surumisel vahepeal hoiad kangi pausiga ja noh sellise. Ühesõnaga lollitan oma lihast, et saab ka väiksemate raskustega väga edukalt teha ilusti trenni ja väga detailseks ennast, et on jah see, noh praegu ongi ju kaks nagu sellist ringkond, kes teevadki selles vanakooli stiilis suurte raskustega ja siis on siis need, kes lähevad juba nagu sinna nagu teaduslikumaks rohkem. Ja suure raskusega annab ka ilusti nagu trenni. Ja muidugi annab. Sa pead jõudma sinna, sa pead selle välja teenima. See on juba nagu see on nagu teistsuguste meeste maailm juba jah, et mina sinna elu sees ei kuulu. Mingitele jõutõstjatele ei saa öelda jah, et ära nüüd pane raskust, pinguta tuharat jõutõmbega rohkem, mingi siukest värki. Muidugi ei saa, see on kaks täiesti erinevat ala. On sul veel midagi huvitavat? No põhimõtteliselt võib-olla sujuvalt minna nende peale, et mis ei meeldi. Et mis meid nagu võiks häirida saalis, mul on punktid siin, ma igaks juhuks vaatan. Kui me lähme selle juurde, et mis ei meeldi, mul on veel üks punkt, mis minuga juhtus. See tuleb nüüd räige, kui kellelgi on mingi delikaatne maitsemeel või mingid siuksed ropumad asjad ei meeldi, kirgi edasi või mis iganes. Ja siis ühesõnaga juhtus nii mul, et olin juba trenni teinud tükk aega. Nii, jõudu oli päris palju, tegin seda triitsepsi surumist siis rööbaspuudel. Nii, selles ma olen alati kõva käpp olnud, kuigi triitseps on suht väike mul. Ja jah, et ma jõudsin ikkagi, ma jõuan praegugi suruda seal ikka nii, et 50 kilo. See on külge ja siis kümneseid võin teha. Siis ma suutsin siduda 75 külge ja suutsin sellega vist kas 6 või 8, paremal päeval 8 ja okei. Oli siis nii, et MyFitnessis lõunakas on see ketiga see vöö. Ja siis on niimoodi, et seot selle keti ümber ketta on ju ja nii ta on ju. Ja siis pani sinna 60 kilo või 65 kilo ja siis oli niimoodi, et sidusin endale selle ilusti külge, see raskuste patakas on mingi 3 ketast ja peale vist või. Hakkab juba heirima ja sellega jalga vahet. Jah, ja siis sinna jalga vaheni me kohe jõuame. Ja siis oli niimoodi, et ma tõmbasin selle keti peale, aga ma ei pingutanud keti korralikult ära vaata, et sa pead keti tõmbama viimase lülini
nii, ja juhtus siis selline asi, et läksin sinna peale, nii, surusin 1 ja hakkasin suruma 2, lasin alla, see ketilüli vajus nagu niimoodi kokku, et ta tõmbas selle viimase lüli ikkagi vajus nii, nagu ta vajuma peab, on ju. Ja sitem lugu oli see, et need lülid asetasid seal, kus asetseb valgpill Ivol, väike Ivo, mida iganes, kuidas te oma härrad seal allpool nimetate. Ja siis oli niimoodi, et see kett vajus täpselt siin koha peal kokku, nii, väike Ivo jäi sinna keti lülide vahele kogu süsteemiga, isegi püksid kõik, no ma toon näiteks oma kampsuni, väike Ivo jäi sinna niimoodi vahele ja siis ütleme nii, et ma surusin selle üles ära, ma ei tea, see jõud tuli, ma tulin sealt vaikselt sujuvalt, ma vaatasin ümber ringi, et kas keegi ei näinud vist raisk. Siis ma võtsin need ketid niimoodi tõstsin oma asja sealt vahelt ära. Nii, ja siis oli niimoodi, et Ivol ei olnud kuskil 2 nädalat head riistapäeva, et nagu naistel öeldakse, et hea juustepäev, vaata meilt on hea riistapäev, ripub hästi, näeb hea välja, suurem keskmist. Ja siis oli niimoodi, et ütleme, et see on siis härra Ivo, näiliselt siis vars on ju see siin ja siis mul oli seal peal siis nii pikk umbes ja siis noh, nii lai selline verevalum kuskil 2 nädalat. Ja õnneks mul prouat ei olnud see aeg ega midagi ja noh, mind häiris see mingi paar päeva oli valus on ju. Aga peale seda oli lihtsalt imelik vaadata, kuidas seal on, noh see on nagu sa haamriga lööd sõrme pihta on ju, et see on sinine tükk aega. Siis see vaikselt sealt hajus ära ja nüüd kõik saavad kõvasti naerda, sellepärast aus jutt meil on, noh, mis seal siis ikka, kui keegi sõitub jalapressi peal täis ennast, noh, härra Ivol jäi kõradi väike Ivo keti vahele. No mis ta siis ära ei ole, noh, pohhu ju, noh, mis ma nüüd kaotan sellega, et ma võin sellest vabalt rääkida ja ma kusti juba seisis seal nagu täpselt sama. Sa tunned, kuidas sul siin midagi toimub siin all, juba hakkab valus. Ja kuidagi nagu see on nagu vaata tehakse paberiga, tehakse paper cut'i siia, siis sa teed niimoodi paraisk. Sest minul jõusaalis nagu sellist asja selles piirkonnas ei ole juhtunud, aga siis kui ma tegelesin, vähemalt üritasin tegeleda siis rattaspordiga, ehk siis downhilli ja dirtiga, ehk siis rattaga hüppamisega. No seal sai küll matsu pandud kõvasti, et õlga ja kõik on, ma ei kujuta ette, kui palju ma olen matsu pandud, et jube. Vot, ja see ei olnud üldse selline algaja viga, et noh. Inimlik viga on selles mõttes, et sa ei saa kõike võtta. Ja. Nii et pole hullu. Hakkame siis rääkima sellest, et mis meile saalis ei meeldi. Jah, et üks siis naljakas asi veel või selline, mis võib-olla natuke häirib või kuidagi ka on see, et jõusaalis seda tehnikat siis kasutatakse valel otstarbel, et kõige naljakam lugu ilmselt, mis mul on nagu rääkida, et ma tegin jala tagaosa, see on siis see kõhulimasin on ju ja ma vist tean, kuhu see läheb, ma juba tean vist. Mis nad seal on ja siis oli niimoodi, et Sparta spordiklubis ja siis tuli mingi tüüp ja küsis, et kas sul on kõik siin või? Ma ütlesin, et jah, et just lõpetasin, pühkisin puhtaks ja siis mõtlesin, et noh, tema nüüd astub sinna peale, nagu mina, hakkab oma jala taga osa treenima ja siis kutt oligi niimoodi, et hüppas sinna tagurpidi peale, panin kaela sinna alla ja siis hakkas niimoodi tegema räiski, siis lasi selle ploki niimoodi plaksuga kokku ja siis treenisid nii-öelda, ma ei tea, oma kaela või midagi või et ja ta oli täiesti tavaline vend, nagu mitte midagi ütlev siuke ja ma ei saanudki aru, mida ta nagu treenis, et ma tean, maadlejad treenivad kuidagi neid kaelasid ja asju ja et suudaks vist silda lükata, et neil just selgist ei tohi maha puutuda. Ja siis on foksijad ja kõik enamuses võitluskesti inimesed. Jah, et aga sellise masina peal nagu kaela treenida, ma ei tea, kui efektiivne see nagu on või mida ta nagu annab, et
et see nagu noh, oli nagu naljakas selles suhtes, et minu jaoks ja siis mitte ainult minu jaoks, üks kutt tuttav käis veel saalis ja siis tema juurde läks ka see kutt ja ütles, et kas sa teed siin ja siis ütles, et no mul on veel 3 seeriat, ma teen vahele. Siis ta hüppas samamoodi sinna kaela ja siis see kutt ei pidanud lihtsalt vastu, ta tuli sealt ära, ta naeris nii hullusti, ta tuli ümber nurga, seal olid kükipuurid, lihtsalt naeris, türa tead, mis juhtus praegu. Mingi vend lihtsalt tuli ja hakkas kaela treenima, ma ei saa minna sinna, ma lihtsalt naeran nii kõvasti kuradi, et mõtlesin, tule tee ette kummardusi siin kangiga. Ja noh, ongi, et mõned vennad nagu on teinud mingid idiootseid harjutusi, vaata. No terve YouTube on neid videoid täis, eks ju. Panevad seovad mingid kettaid kuradi külge ja siis teevad mingid täiesti idiootset mingit harjutust, mis on endale ohtlik, on ju. Siis sa võid selle masina ära lõhkuda, need trossid ju ei pea vastu seal. Ma kunagi ühele tüübile ütlesin, et seal oli selline triitsepsi surumismasin plokiga, no sinna sai panna külge, ma ei tea, 150 kilo plokk oli või midagi, noh. Ja ta nagu võttis ja pani kaldpingi sinna veel alla ja siis surus nagu kuidagi rinna alaosaga mingi imevähe oli suruda ja siis kuidagi sidus sinna ploki külge veel mingi 225 ketast ja mingit värki ja kuradi. Ma nagu küsisin, mida sa nagu teed, et ja siis ta ütles mulle, et ta teeb triitsepsit, ma ütlesin nagu negatiivse kaldega või. No ja nii on hullult teha, ma ütlesin ka, et mine surumispingi peale, pane endale mingi 80 kuni 100 kilo, lase kang siia, nii, tee paus ja suru siit üles. Ja su triitsep saab, ma ei tea, kordades rohkem nagu litakad, kui selle lollusega, mida sa seal teed. Nagu, et see on jumalast mõttetu, mida sa teed ju. Ma ütlesin konkreetselt ära, arvad või? Ma ütlesin, issand, ma tean ju. Ja noh, ma ei tea, mul mingi tõe rääkimisisu see päev, et muidu mind ei oleks kottinud, aga jah, nagu tõesti, see oli idiootsus ja see vend oligi selline, et ta lõhkus hästi palju igasugu asju kogu aeg. Ja mõnedel on see asi, et ka mina olen nagu läinud siis sellisel juhul nagu abi pakkuma, kui ma näen, et sellel mehel või naisel silmis nagu tuli põleb, et ta päriselt tahab trenni teha, aga ta lihtsalt ei oska. Noh, siis ma nagu võtan selle aja ja natuke vähen, eks ju, aga kui ma näen, et see inimene konstantselt ja siukene vend on, siis ma mõtlen juba, et tead, anna minna, et vigastus on tulemas, et ma juba näen. Et jah, seda tehnikat nagu lõhutakse, et seda ma nagu ei poolda, et võetakse näiteks, mis mulle veel ei meeldi, on see, kui võetakse suured antlid, noh ikka 40 peale, 50 kilo, surutakse näiteks rinnalt, kas mingit kaldpinki või asja ja siis need lihtsalt visatakse siit ülevalt nagu maha, et kas sul ei ole nii palju jõudu, et võtta need antlid, lasta põlvede peale ja panna maha, et nii sitakott vend oled tõesti nagu, palju ma seda pean nägema raisk. Ja MyFitnessis lõunakas on ühed antlid, ma ei tea, kas 50-bised või midagi seal on ja neil on niimoodi, antel on ju sirgelt ja sellel antlil üks pool on niimoodi kõveralt küljes vaata. No, ja see on täpselt nende viskaja meeste pärast nagu, et miks seda on vaja teha, ma ei saa aru nagu. Et see on ka lõhkumine, üks antel maksab mingi kuradi 3-4 sotti. Ja nende puhul isegi rohkem. Ja ongi, ja sa lihtsalt võtad ja viskad selle maha nagu. Kõik antlid, mis ma üldse iial olen ära surunud, vaata. Ma võtan sealt riiuli pealt, tõstan põlvede peale, nii lükkan endale siia ja surun ülesse. Ma olen näinud ka sellist asja, kuidas üks tüüp oli mingi ulpõkk omast arust ka ja käis seal ja võttis 40 mis iganes antlid, nii lükkas endale siia, siis hakkas neid üles suruma, need käisid üle jõu talle, noh. Ta sai ühe ülesse ja teine jäi niimoodi ja vajus alla. Ja siis mingi täiesti võõras vend sees kõrval vaatas nagu, et mis see tüüp ka umbes. Vaatas talle otsa, näitas peaga niimoodi, no mis sa vaid, aita on ju. Täitsa võõras vend nagu, noh, et mida sa võtad selle raskuse, kui sa ei saa sellest jagu vaata, et see on nagu teine asi, mis mind nagu häirib saalis, et kui sa võtad selle nagu hantli juba, sa pead olema suuteline tõstma selle siia, suruma selle üles
ja tegema kordusi niimoodi, et sa lased sügavale selle antli. Mitte kuskile rinnalt surumise puhul lastakse, ma ei tea, käsi vaevu täie nurga alla, tehakse mingit. Nad jäljendavad jälle neid profe, vaata no. Need teevad ka selle väikse lükkega ja vot, et selline nagu teema, et see inventari nagu lõhkumine jõusaalis, et ma ei tea, kui inimesed kujutaks nagu ette, et palju maksab mingi korralik surumispink, mingi 2 tonni ja korralik kükipuur on 3000 ja need kangid ja hantlid ja need on nagu jõhkrate hindadega, et jah, ja need plokksüsteemid on ju, et jah, kui selle peaks ükskord elus võib-olla kinni maksma või midagi, et jah, siis võib-olla lõpetaks ära selle jama on ju. Päris kaua aega maksab. Jah, vot, ma ei tea, mis sina sel teemal arvad nagu, et noh, mõnes mõttes on nõme on ju. Jaa, no vaata nüüd ma käin Lemonis ja siis muidugi selles MyFitnessis ja et ma ise nii palju, võib-olla ma käin sihukestel kellaaegadel, aga ma ise ei ole nüüd nii palju märganud neid nii sellised laamendajaid väga. Aga jah, ilmselgelt vanast ajast tuleb nagu meelde küll, kus neid jürakamaid tüüpe seal käis ja värki, et nad seal ikka loopisid ikka korralikult neid. Miks seda vaja on teha, ma ei saa aru nagu. See on ju tegelikult lõhkumine, no. Sa võid nagu ära lõhkuda midagi. Jaa, ongi, et noh, et ütleme, kui mina olen seda ikkagi, enam on muidugi ammu ei harrasta sellist asja, et ma mingit sihukest raskust üldse võtaksin kätte. Sest ma tean, et ma ei saa sellega mitte midagi erilist teha, et ma sellest ei ole kasu, kui ma ainult mingi 5-6 kordust teen või midagi sellist, et ma tahaks ikkagi nagu kulturismi vormi taga jääda, et ma ei ole jõutõsti, et mul ei ole vaja seda jõhkrat raskust sinna kätte. Ja kuna ma ennast nii palju vigastanud ka olen juba õlga ja kõike, et siis ma lihtsalt ei taha enam, aitab küll. Ja kui ma peakski tõesti võtma ja ma tean, et ma ei saa sellega hakkama, et ma selle nii-öelda põlvede pealt saan endale üles visata, noh siis ma lihtsalt palun kedagi endale appi, et keegi mulle tõstaks selle hantli sinna peale, et ma saan seda rahulikult võtta ja ütlen, et noh, et ärge palun kuhugi ära kaduge, et kui ma ütlen, et ma ei jõua rohkem, siis palun võtke need uuesti maha. Et igas saalis ei ole seda pinki, kus sa saad, noh sellised, kus sa saad hantli peale asetada ja võtad need sealt nagu. Neid on üldse maru vähe. Et noh, see on ilgelt hea pink muidugi. Ja teeb asja ohutumaks kõvasti. Aga võt ongi, et noh, ma ei tea, mina oma treeningstiiliga üldse olen nagu muutnud seda kõike, et ma isegi enam ei lähe üldse selliste harjutuste kallale, mida ma näen juba, et mulle ohtu pakuvad. Et ütleme kasvõigi see rinnalt surumine üles hantlitega, et ma teen seda suhteliselt vähe, et noh, rinnalihas nagu nii ju treenib ennast igati pidi, et isegi kui sa niisama surud või lendad või noh, seda annab nii igati pidi treenida. Et see on lihtsalt tark tuleb olla, et pead tunnetama. Jah. Nii, sul on miskit veel vahel? Jah, mul on üks hästi pisikene punkt, mille ma võiks kohe tegelikult öelda, on selline asi, et palun hoidke WC-s puhtust. Kui te olete teinud häda number 2 või number 1, siis võta see paganama hari ja korista ära see, mis sa sinna teinud oled. Või kui sul ei ole just sihik paigas ja kirgult ei oska tulistada sinna õigesti ja pritsid selle kõik ümbert täis, seal on olemas rätik või mis iganes asi, puhasta ära palun. Et selles mõttes, et ärme ole loomad, eks ju, et me kõik käime seal ja kui sa ikkagi ongi sul selline olukord, kus sul mingi vennal kork lendab tagant välja ja ta jookseb juhuslikult vetsu ja ta teeb selle kaane lahti ja vaatab, et kõik on kuradi märg ja ma ei tea, mis asja, ta ei saa sinna istudagi. Et come on, hoia enda järelt lihtsalt korda, palun. Ja sujuvalt ma liigun kohe teise asja juurde, mis mind arvatavasti, no mind üldjuhul häirivad väga vähesed asjad saalis või üldse. Aga see on üks kõige nõmedam asi, mida ma kohtan, on see, kui tulevad sellised, no nimetame neid siis algajateks või siuksed tüübid, kes niisama fa käivad, tulevad sinna, ma ei tea, enne klubi tiiru tulevad, pumpavad biitsepsit ja rinda ja enamus ajast istuvad siis telefonis või räägivad sõbraga juttu. Ja siis, kus need tüübid nagu on nii nahaalsed, et nad hakkavad vaatama teisi inimesi ja kommenteerima ja naerma.
et no kurat sa naerad seal ja kurat sa kommenteerid. Mine tee trenni, proovi ise saada ja proovi ise kas või sedasama asja teha. Ma tahaks näha, kas sa teed siis paremini või kui see inimene, kes praegu punnib seda teha, vähemalt ta punnib seda teha ja mingi hetk ta saab sellega hakkama. Ta küll võib-olla praegu ei oska seda, jah, tal on mingid vead sees, aga ta vähemalt teeb. Aga sina, mis sina teed? Sina lihtsalt istud, sa ei tee mitte midagi, sa ainult kuradi fucking naeratad seal. Et nagu kasva suureks, noh. Ja eks neid pundiga treenijaid on jah nagu palju ja siis ongi niimoodi, et noh, kui üksi tuleb siis tulla, siis jah, suht tihti pole enam meest, kes nagu trenni teeks või kuidagi kaob see enesekindlus ära või kuidagi jah, et ma olen ka näinud tüüpe, kes on oma mingi sõpradega saalis on nagu oi, siuke jutt käib, siuksed ärjad, värgid koos ja siis kui ta tuleb nagu üksinda saali, siis on nagu madalam kui muru nagu, et noh, ma ei tea, kui sa oled sellise hullu kihvti venna imidži endale juba loonud ja siuke vägev mees on ju, no see on, ole siis edasi selline. No. See on ju seesama paralleel nagu kui sa lähed ju Google kaubanduskeskustesse ja noored istuvad seal ja kommenteerivad inimesi ja panevad oma mingit muusikat seal kõvasti. Et lihtsalt ongi, et noh, nagu öeldakse, et ela ise ja lase teistel elada, et lihtsalt ole normaalne ja mõistagi, et kõik ei olegi samasugused ja noh, ja kui ta ongi ülekaaluline, ta ongi siin saalis selle jaoks, et ta tuligi siia trenni tegema, ta tahabki saada. Miks selle üle nagu naerda midagi? Ma ei saa nagu aru. Ongi, et miks sa kommenteerid seda inimest? Ta tuligi selle jaoks siia ja või isegi kui ta on väga peenikene, ta tuli selle jaoks siia, et enda lihasmassi arendada. Või isegi kui ta on juba vormis, siis sa ei pea kommenteerima, et kuule, et sa juba oled viisavalt suur, et mine nüüd juba ära siit. Et ta äkki tegeleb mingi spordialaga või mis iganes asjaga. Proua tegi siin ka mingit puusatõsteid äkki tegi siin ka juba 80 peale kilo ja siis samamoodi mingid kutid olid siis saalis, no mingid noored jälle, põhimõtteliselt jõudu midagi neil ei olnud, on ju. Ja siis ka vaatasid teda nagu ja tulid ka sealt mingid kommentaarid, on ju, et noh, naiste rahvas tõstab ikka miskit juba. Ossa raisk, vaata, millega see trenni teeb umbes või mingid sellised, no kergelt solvavad juba, et jah. Mõnitava alatooniga. Ja, ongi, et veits nõme. Ehk siis tehniliselt, kui nad oleks niivõrd sellised ütlejad, siis nad oleks arvatavasti öelnud midagi taolist, et ta on nagu mees juba või midagi sellist äkki. Et see oleks nagu midagi sellist. Mina mõtlesin veel, mul üks punkt veel oli kirjas, et see on nüüd väga palju ei kohta, aga ma olen nagu kokku puutunud ikkagi ja on jõusaalis siis amelemine. Et tulevad mingid paarikesed, ma ise konkreetselt nägin, kunagi mingi paarike. Alguses nad ei sebinud, tegid mingid koos mingid trenni ja siis nad olid nagu viisakad ja kõik jutud ja siis mingi vaikselt nad ikka hakkasid seal niimoodi tead ja siis see lõpptulemus oli siis niimoodi, et iga kuradi masina peal, iga lõuetõmbe pingi peal kuskil, igal pool pidi nagu tatti panema ja siis mingi kabistama üksteist ja mingi, tead, siis lükati see eit sinna kuradi pingi peal, võtti kannist kinni ja siis johhaidi, ma vaatasin, et no kohe läheb asjaks, no kohe lendavad riided ära ja hakkab pihta, mingi kaameramees hüppab kuskilt välja, hakkab jõuksi porno pihta, et kuradi ulme, et noh, ma ei tea, nagu, kas tõesti ei suuda kannatada, et jah, ma ei tea, mis sa sellest nagu arvad. Nad on uuringuid lugenud, et testosterooni tõus on garanteeritud, kui sul on vastassugu pool, kes siin vaatad rindasid, siis pulss tõuseb, saad parema kumba. Yes. Testo tõuseb. Ja see on ka nagu selline asi, mis on veits nõme minu meelest. Mul oli ühe tüdrukuga kunagi selline teema endal. Mina ikka räige trennimees, suvi oli ka, tegin räigelt trenni, igilahmas kõik kuradi Ivo lasi Tarsani välja, nagu Imre vist ütles ja siis oli nii, et sellel siis tüdrukul oli eks saalis ja siis ta ise tegi ka trenni, kõrred oli suht munt, oli see digine ja siis see tüdruk kunagi nii ei teinud ja siis ta tuli minu juurde ja mul oli ka nagu, et noh, mis on nagu, et siis ta eks oli seal samas kuskil lähedal, siis ta tuli mingi musitama mind ja siis mul oli ka nagu umbes mida sa teed, türa küll, noh. Et tõsiselt nagu
mind nii häiris, esiteks ma teen trenni, ma ei tulnud sind siia musitama praegu, fucking ära tule üldse, olgugi, et ta oli minu nagu tüdruk, vaata, aga see oli nii häiriv raisk. Ma tahtsin ta nii perse saata selle eest ja ma teadsin, mis ta seda teeb, vaata. Lihtsalt eksile näidata. Jaa, täpselt, et see ajas mul veel eriti sita keema. Et jah, see oli väga nõme tegu minu meelest, et see niimoodi teistele näitamine või tagasi tegemine või noh. Et see on nagu minu kogemus asjaga, et oi, kus mind häiris see. Ma siia maani saan selle peale vahepeal mõeldes, mõtlen ikka haige mutt. Või siis lähed teed kükki, ajad ennast närvi ja lähed teed kükki. Ongi. Jälle uus rekord. Ja keset trenni sellised asjad, üldse saalis sellised asjad. Mind Fitnessis oli mingi tantsija mees. See on ka veits nõme, kui saalis mingi niimoodi tehakse, tantsitakse veits ja siis tal oli, tšikk oli ka seal ja siis kõigepealt tegi harjutuse ära, siis hüppas, siis laulis, tantsis, ta oli mingi itaallane, ta oli siuke tõmmu nahaga, vaata, no need ongi sellised teistmoodi, eestlased on siuksed külmad kalad nende, siis hüppas oma tšiki juurde, samamoodi hakkas murdma seda sinna pingi peale ja musitama selle, mul proua oli ka nagu saali, siis me lihtsalt vaatasime nagu ja isegi mul jah, naine ütles, et täitsa perses ikka lihtsalt ei osanud muud öelda, et jah, siuke asi mind nagu häirib veits, ma ei tee sellest mingit suurt numbrit, et ma ei lähe ütlema nagu rõve, värdjad, mingi ära et jah, eks see on, no mina ei ole isiklikult neid väga kohanud ma ei, võt see ongi jah, see on nagu sa ütlesid ka, et see on nagu selline haruldane juhus pigem, et jah, aga et see on, jah. Ma olen millegi pärast jah, suht ikka olen näinud, et suht nõme. Jah, aga ma arvan, et praegusel juhul tuli päris video kokku. Jah, me hakkame siin juba ära väsima, tagumikud higistavad, kõht läheb tühjaks juba. Olen tegelikult mõtlesin, ma olen saun, olen jammu saunas käinud, et kodus sauna pöörda seisab seal lihtsalt nagu, mis ta sinna ehitatud on. Tekib küsimus juba, et mine see tea, äkki jõuangi täna. See ongi tänane eesmärk saun. Nüüd sajast mind pöördesse. Fuck raisk, Rauno no. Nagu ikka jõusaali meestel, et teised mehed ajavad pöördesse ja küsivad. Sauna ka. Jälle higistama. Tulevad oma higise suuga musitama. Rõve. Jälle. Kuule aga hästi selles suhtes, et järgmine kord me veel ei tea, mis me teeme. Aga meil ilmselt teemad otsa ei ole saanud. Me oleme ikkagi tublid. Maailm on lai. On. Ja võibolla me ei räägigi ainult treeni tegemisest. Jah, no nagu tegelikult eelmine teema ja depressiooni ei olnud ka ju otseselt. Ta oli küll seotud, aga ta ei ole treeni tegemine. Jah, tänud kõigile kusjuures tagasiside eest selle eelmise video koha pealt, et noh, kindlasti me ei suutnud nagu kõiki asju puudutada ja mingi ravimite koha pealt näiteks, et jah, et mõned inimesed ei saa ilma ravimiteta ja on ju, et noh, jäi võib-olla mõni koht puudulikuks, aga tänud ikkagi tagasiside eest kõikidele ja siis läheme paremaks. Kindlasti ja noh, see ongi hea, kui keegi kommenteerib. Ja varsti isegi jõuame selle tüüpilise selle video juurde ka Q&A vaata, et siis saame küsida ja siis me saame vastata, et siis kui meil teemad otsa. See oleks päris hea tegelikult. Et jah, mõnes mõttes jah, keegi veel tahtsid rääkida rohkem steroididest. No eks see steroidi jutt on ja kõige siuke paeluvam, sest et Eestis lihtsalt ei räägita. Me ei ole nagu ka mingi ulme eksperdid selle koha pealt tegelikult, et noh. Siis me peame veits kodutööd hakkama tegema. Jah, täpselt. Või ise proovima või? Mis see teeb? Järgmises videos juba proovime. Poole aasta tulemused siin. Siis tõmbad räige mingi kõhuliaste peale, mingi veresooned asjad, mingi toimib küll, proovime järgmist. Oraalsed või anaalsed, tähendab süstiga, vabandust. Et see on see moment. Ma arvan, et me vist lähme rõvedaks ära juba. Jah, väsisime ära juba. Jaa, et lähme sööma, lähme mida iganes tegema. Sauna ja ma ei tea, tõesti pange kas või Messengeri küsimusi meile, pange otse video alla
pange naist kodus, kui tahate või mida iganes, et aga tagasiside on ikka lahe vahepeal. Ja nii ongi, et ma arvan, et tõmbame siit otsad kokku, on ju, aitab härra Rauno. Lisa veel midagi, sul on alati nii ilusad lõpud, pane midagi ilusat. Elame hästi ja edasi ja saame sellest pandeemiast ükskord jagu. Vot meil on pandeemia ka, nii ütleme midagi motiveerivat ka inimestele veel, et kuidas tugev olla. Ärge andke alla ja toituge tervislikult. Ja aitab küll. Jah, fuck off.